Tere tulemast tagasi järjekordsele Libra Luresi videole. Minu nimi on Hubert ja täna on mul rõõm tutvustada teile uut toodet meie Trout-seeriast. Alustame! Nagu te ilmselt teate, on Libra Lures tuntud oma ussilaadsete lantide poolest, mida leiate meie purkidest. Eelkõige saate nendega edukalt püüda jõeforelli, vikerforelli, ahvenat, säinast ning ka teisi teie vetes elavaid kalu. Meie valikust leiate laia valiku lante, mis meenutavad erinevaid usse, vastseid ja nukke. Tegelikult leiate siit juba kõik vajalikku, kuid tuleb tunnistada, et kuulame alati väga tähelepanelikult kalamehi, kes just meie lantidega kalastavad. Ja nüüd tuleme teie ette uue pakkumisega, milleks ongi Turboworm Mini. Te kindlasti juba tunnete Turbowormi 56 mm suuruses. Turboworm Mini on vaid 35 mm pikk. Lõime need landid selleks, et saaksite veelgi tõhusamalt püüda eriti valge kala, kuid see lant sobib suurepäraselt ka vikerforelli ja jõeforelli püügiks. Lisaks olen kindel, et see lant on uskumatult tõhus klenni ja säina püüdmisel, eriti just kevad-talvisel perioodil, mis on kohe saabumas. Nii et kui olete sellest landist huvitatud, hoidke seda poodides silma peal, sest see on juba müügil. Libra peibutised on valmistatud ujuvast materjalist. Lisaks on see materjal uskumatult veniv, nagu näete praegu Turbowormi 56 mm mudeli näitel. Seda näete praegu oma ekraanidel väiksemas versioonis. Kõik need omadused on säilinud. Seda leiate saadaval 20 tõhusas, järele proovitud värvitoonis, 4 erinevas lõhnas, küüslauk, krevett, juust ning lõhnatu notaste versioon neile, kes eelistavad püüda ilma lisalõhnata. Ja mis on lahe, tänu sellele, et meil on ujuv materjal, saame neid peibutisi varustada väga erinevatel viisidel, nagu näiteks siin Turbowormi puhul näeme Tšeburaška rakendust. Väga tõhus meetod, mille abil see peibutis käitub teisiti. Samas saame sellega edukalt püüda ka jigipeaga, drop-shoti või külgsammuga. Kohe näeme neid põhilisi varustamisviise ning kuidas see peibutis vees käitub. Näitan ka, kuidas seda juhtida, et kohti tõhusalt läbi püüda. Ja nagu näete, kuigi see peibutis on väike ja veniv, naaseb ta alati oma algsesse, puutumatusse vormi. Turbowormi vaadates näeme eelkõige ussi. Et ussidega tõhusalt püüda, peame tavaliselt need oma ritvaga liikuma panema, et nende tõhus mäng suudaks meelitada erinevaid kalu. Aga mis on eriti oluline just Turbowormi puhul, on see, et tänu nendel rõngastele, mida te praegu ekraanil näete, on tegemist landiga, mis hakkab tööle juba vette kukkudes ning isegi kerge ritva puudutusega või ainult rulliga kerides tekitab see juba õigeid vibratsioone, et kalu tõhusalt rünnakule meelitada. Ja lisaks tööle endale on siin kasutatud eelkõige uskumatult tõhusad materjalid. Kui kala ujub meie landi lähedalt mööda, siis ta ei jäta seda lihtsalt tähelepanuta ja hetkel, kui ta hakkab meie landikala nokitsema, tõmbab ta selle probleemideta alla tänu sellele, et lant paindub kenasti, aga lisaks sellele maitseb see materjal kaladele lihtsalt hästi. See on väga tõhus. Me testisime seda materjali aastaid, et jõuda täiuslikkuseni. Ja see toimis. Ja mis on lahe, kuigi see on tõesti pisike, ainult 35 mm, siis olgem ausad, see on tõesti väike lant. Tänu sellele saame isegi pärast mitme kalapüüdmist sama landiga probleemideta edasi sama kohta läbi püüda. See materjal on uskumatult vastupidav, mis tähendab, et üks lant toob meile tegelikult palju püütud kalu. Kuigi pakendis on lausa 15 meie lanti, jätkub neist tõesti pikaks ajaks. Ja kuulake nüüd, liigume edasi selle juurde, kuidas selliseid lante üldse varustada. Kõige põhilisem on jigipea, enamasti wolframist, et lant kenasti esile tuua. Siin on konksu pikkus. Soovitame pigem kasutada lühemaid konkse kui selles näites, sest siis lant paindub veelgi ilusamalt tavalise õrna tõstmise ajal. Aga midagi halba ei juhtu ka siis, kui panete veidi pikema konksu, sest ka sellise landiga saab edukalt põhjast püüda. Lisaks soovitan kasutada just neid wolframhelmeid, mitte sellepärast, et need oleksid klõpsutamisel kuidagi uskumatult tõhusamad, vaid kujutage ette näiteks, kui tahaksite panna 1-grammise pliist jigipea, siis oleks see lant tegelikult sama suur kui see pliistpea ise. Ja me tahame, et kaal oleks lisand, mitte peamine tegur meie plaanitava kalapüügivahendi valimisel.
Kasutades Wolfram-helmeid saavutame mitte ainult mõnusa peenuse, vaid lisaks esitame oma landi ka ilusamalt. Ja siin näete turbovormi tegevuses. Õrnalt tõmbame oma ritvaga, et anda sellele mängu, kuigi see pole tingimata vajalik, sest tegelikult piisab ka kergest kerimisest rulliga. Tõesti õrnalt, sest tihti tehakse viga, et nii väikeste lantidega püüdes hüppavad need üsna kaugele. Töötame nendega liiga jõuliselt ja selle tõttu loobuvad kalad sageli lihtsalt meie landi ründamisest. Piisab õrnast ritvamängust või rulliga kerimisest, olenevalt teie eelistustest, ning koputame õrnalt kas vastu põhja või püüame veesamba keskel, et iga püügikoht tõhusalt läbi töötada. Kuulake, suur tänu teile selle video vaatamise eest. Loodan, et see meeldis teile ja loodan, et turbovorm saab teile samuti meelepäraseks ning mis kõige tähtsam, püüab teie jaoks edukalt kala. Kui soovite rohkem teavet meie lantide kohta, leiate kogu info veebilehelt libralures.com. Kutsun teid ka selle kanali tellima ning jälgima meid Facebookis, Instagramis, TikTokis ja ka Xi profiilil. Sinne postitame samuti infot meie lantide kohta või sellest, mida parasjagu nendega püüame. Kui soovite veel rohkem selliseid videoid, andke sellest kindlasti kommentaarides teada. Kohtumiseni järgmises videos!